heaolukeskus. Siin on nagu väike jõuluküla. Jõuluvana küla. Näis, mis meil siis täna ees ootab. Raadsaamatkal on erinevad ülesanded. Esimene neist tuleb vee filtreerimise ülesanne või ütleme koolitus ja siis proovime ise ka kindlasti teha. Nii, meile anti sisse küsimuseni, et millal oleks mõistlik lund juurde valada. Siis kui see luvi on veel lumena lihtsalt läbi vettinud või siis kui ta juba täiesti vedel. Tegelikult sulab ta kiiremini ära siis, kui sul juba tilk vett põhjad. Kui vahetada vee sisse, et sulab kiiremini ära. Meile anti siis ülesanne, et vaadata, arvata ära, kui palju läheb poole liitri ülesandamiseks lund vaja. Meie olime sellised pessimistlikumad, võtsime suurema kuhja, teised on optimistlikumad, et saab ka väiksemaga hakkama. Ehk siis saame näha. Üks on kindel, et läheb päris palju aega, aga aega meil on. Siis me siia tulimegi, et võtta aja maha. Nüüd läheme kohta, kus räägitakse, kuidas ehitada varjualust. Ma ei tea, miks ta nimi on inglise keeles Rudiger Roll. Ma ei tea, kes see härra Rudiger oli. Aga kindlasti mingi legend on, et Saksa sõjavangid panid niimoodi särgisabast lõikasid ja siis panid omale suitsu või ma ei tea, mis asja, panid endale põlema. Aga see kindlasti ei ole õige. Kindlasti on tegemist mingi inimkonna ühe vanima tule tegemise viisiga ja lihtsalt kasutati mingit taimekiusu. Ma ise olen proovinud kõige tavalisema takuga ja takk ei taha isegi tuhka. Alguses on vaja selliseks kõvaks rullida. Tõmba! Ideaalsed tingimused, see tuul on maru õrn ja praegu hetkel ei saa löga peale. Ahah, olem! Jee! No keegi saab veel proovida. Jah. Jube hästi tegid. Hästi 2 korraga. Jah. Ei saa vist. See juba läks põlema algu. Mis me seal lõkkesse siis paneme? Selle teki või mis me siis Lumepalli suppi teeme siis. Ja lisame natuke soola, suhkrut. Ja pärast ka korralik tõhus puder ikka tõesti. Toidab hästi. Jah, selline hea mahlakas. Jah. On võimalik, aga nagu selle peale välja minna ei maksa üldse. Võtame järgmine. Lihtsalt nii ilus.
allee katusega